Jah, tere kõigile. Pidin ka märkmed kaasa võtma, et kui ikkagi hommikust õhtuni õpid seede elundeid, siis hakkab küsima intervjueerija selliseid keerulisi filosoofilisi küsimusi, siis võib hätta jääda. See on täiesti arusaadav, aga te muidu võite ise ka keerulise filosoofilisi küsimusi esitada ja mitte nii keerulisi ja mitte nii filosoofilisi ka. Et kohe ilmub slaid, minge Slido kood GLS, mitte GLS 19, nüüd lihtsalt GLS ja siit tulevad küsimused Toivole. Okei, aga ma saan aru, et sa tulid täna Tartust, eks ole? Jah, nagu üks eeskujulik tudeng käib praktikumides ja loengutes ja seminarides, jookseb biomeedikumi ja keemikumi ja füüsikumi ja laibakumi vahet. Ja su viimane Ekspressi artikkel ilmus alles 10 päeva tagasi? Loodetavasti ei olnud see viimane. Nüüd sa teed ka vähiravifondis täiskohaga tööd. Ütle mulle, kuidas see lihtsalt füüsilist võimalik on? No ka minu ööpäevas on 24 tundi ja magamata ka kuidagi ei saa. Et ma oskaks öelda võib-olla kahte moodi seda. Et üks on see, et seda kõike lihtsalt saadab üks X-faktor nimega õnnistus. No me teame kristlastena, mida see tähendab. See on midagi sellist, mida me ei õpi üheski ülikoolis ja mida me ei saavuta ühegi oma tublidusega ega oma energiapanusega, vaid see on midagi sellist, mis tuleb ülalt. Ja sellepärast me soovimegi teineteisele õnnistust. Et need teod, mida me teeme, need läheksid korda. Kui me näiteks töötame ehitajana, siis võib meie tööd saata ka väga suur õnnistus. Kui me oleme ettevõtjana õnnistatud, siis me teenime tõenäoliselt kenasti kasumit ja saame arendada ettevõtet, maksta inimestele palka. Ja nii ka mina, kui ma vaatan seda tahavaate peeglisse, kõike seda, kus ma olen tulnud, siis ma näen seda, et seal on üks selline õnnistav käsi olnud kogu selle asja üle. Ja see ei ole minust. Teistpidi jälle, kui nüüd ennast kiita tuleb ka vist natuke, jah? See on väga raske töö, aga ma olen teadlikult püüdnud sellist elufilosoofiat arendada, kus ma distsiplineerin ennast meeletult. Ma tõesti püüan teha õigel ajal õigeid asju ja viia asju lõpuni, et Indrek siin eelnevalt ütles väga palju häid mõtteid juba selle kohta ka ära. Kas sul on mingid nipid, kuidas ennast distsiplineerida? Mida nagu saaks iga päeva elus rakendada, et oleks distsiplineeritud, et ma jõuaks rohkem ära teha? No ma lihtsalt tajun, et millised asjad on mõttetud ja millega ma ei peaks tegelema ja tegelen nendega, mis on mõttekad. Ehk siis asi on prioriteetide seadmises? No pigem küll, jah. Kuigi see tuleb ka kuidagi spontaansed, et siin ei ole mingisugust strateegiat otseselt taga. Kuidas siis need prioriteedid paika seada, sest et kui ma käin koolis, tööl, trennis, mul on mingid sõbrad, kellega ma tahan hästi läbi saada, võib-olla mingid suhted, kuidas nende vahel nagu valida, kuidas ma saan öelda, et üks asi on tähtsam kui teine? Sisetunne jälle, et ma mõistan seda, et seisev vesi läheb nagu roiskuma ja sa pead olema nagu liikumises ja sa pead asju lõpuni viima. Ja lihtsalt niisama kasvab ainult umbrohi põhimõtteliselt. Et ma distsiplineerin ennast ja ma annan endale aru, et minu elu on teenistus tegelikult. Ja teenistus ei saa lõppeda, sest Jumal on nii hea meie vastu iga päev, et see peab kõik jätkuma. Aga sa alati vist ei olnud ikkagi päris nii distsiplineeritud, nagu sa praegu oled, et kui sa ülikooli astusid, ma saan aru, läksid sa nendel katsetele põhimõtteliselt sellepärast, et oli kombeks, kuskil intervjuus oled sellest rääkinud? No üsna jah, kobasin pimeduses, et mis see minu eriala võiks olla, ega ma ei teadnud 12. klassi lõpus, et mida tahaks teha. Ja siis komberdasin seal Tartu Ülikoolis nende teaduskondade infotahvlite vahel ja vaatasin, et politoloogia, päris huvitav. Samal päeval siis siirdusin ühele sisseastumiskatsele, kukkusin kolinaga läbi ja lõin Tartule käega. Tulin siis hoopis Tallinnasse ja kuna mu ema töötas ajakirjanikuna juba pikka aega, pool oma elu oli ta ajakirjanik, siis kuidagi mõtlesin, et järsku siis prooviks ka. Ja
läksin õppima meediat. Aga no, tihtipeale, kui me seisame mingisuguste valikute ees, mis eriala õppida, mis tööd tulevikus teha, muretseme selle pärast, et okei, kui ma valin nüüd vale eriala, vale karjääri, siis ma ei saa seal edukaks. Nüüd sina panid ikkagi suhteliselt, no mitte päris huupi, okei, sul oli mingisugune kogemus ajakirjandusega olemas, aga sa ei tundnud, et see on päris sinu kirg number 1, eks ole. Kuid sellegi poolest mõne aasta pärast sai sa juba aasta noore ajakirjaniku preemia. Kust tekkis see motivatsioon või kust tekkis see arusaam, et okei, see on nüüd minu eriala ja mina pean sellega tõesti tegelema, pean sellesse panustama rohkem, kui ma olen seni panustanud? No ilmselt see kirg tekkis sellest, kui ma sain aru, et minu lugudel on mingi tähendus ja need lähevad inimestele korda. Reaalselt tänu neile midagi sünnib, midagi muutub, keegi saab mõjutatud. Ja ega mul mingeid erilisi võimeid ei ole. Ma isegi ei pea ennast mingiks heaks ajakirjanikuks. Mul ei ole mingit superaju, mis raalib kiiresti välja igasuguseid asju. Et ma olen siin küll kirjutamas praegu ühte järgmist artiklit 2 Eesti gümnasistist, kes nüüd siirdusid ühest ja samast koolist maailma parimasse ülikooli õppima. Et nende puhul võib öelda, et nad on nagu andekad, et neil on see mingisugune talent. Aga mina pidin seda talenditust millegiga nagu kompenseerima ja ma lihtsalt tegin väga palju tööd. Et ma olin võimeline istuma seal toimetuses 24 tundi kas või peaasi, et see lugu Sindrinahk valmis saab lõpuks tähtajaks. Kas sa praegu vaatad seda nagu hea ajaressursi kulutamisena või sa ikkagi soovitaks mitte neid ületunde teha? Ületunde ma ei teinud ja ma ei olegi kunagi neid tunde lugenud, aga lähtusin sellest, et asjad pidid valmis saama. Ja oligi kõik, et 4 pidi see lugu valmis saama kas või läbi toore jõu. See artikkel, mille eest sa preemia said, ei olnud tegelikult artikkel, see oli intervjuu tolleaegse Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Joaquin Almuniaga, eks ole. Ja tavaliselt saadetakse selliste suurte pintsakutega rääkima ikkagi mingisugused vanakaardiväelased, et räägi, kuidas sul õnnestus temaga nagu vestlusele pääseda, et miks valiti just sind teda intervjueerima? Ma kirjutasin hästi palju lugusid sellest, mis siis hakkab sündima, kui Eesti astub Euroopa Liitu. Küll põllumajanduses, majanduses, inimeste elus, reisimisvõimalustes ja nii edasi. Ja tänu sellele sai minust selline Euroopa Liidu korrespondent nii-öelda mingis mõttes, kuigi kes siis ise asus Tallinnas. Ma kunagi küll tahtsin ka Brüsselisse minna, aga see mõte jäi katki. Ja tänu sellele osati siis see võimalus mulle pakkuda, ma ei teinud selleks ise nagu midagi erilist. Küll aga hiljem olen ma üldse mitte oodanud seda, et peatoimetaja mulle neid lugude ideid nagu lauale paneb, vaid just vastupidi väga aktiivselt neid ise otsinud, just neid lugusid, mida ma ise tahan kõige rohkem kirjutada ja mis mulle endale korda lähevad. Okei, sa praegu ütled, et sa selle jaoks otseselt midagi ära ei teinud, aga teiselt poolt sul oli ikkagi mingisugune kindel huvi ja sa tegid sellel teemal ennast eksperdiks ning alles siis tuli pakkumine. Aga ütle, kas see pakkumine tuligi juhuslikult või sellepärast, et sa olid nendega teemadega tegelenud või oli ta nagu mingisugune kavapunkt sinu karjääriplaanis? Kas sul oli kunagi eesmärk, et võtan intervjuud volinikult? Ei, üldse mitte. Mul ei olegi kunagi mingisugust karjääriplaane olnud, ja ma ei ole kunagi ajakirjanikuks ka õppinud. Ma olen kujunenud ajakirjanikuks läbi oma iseloomu ja sealt taha vaata peeglist jälle vaatan, et kõik asjad on sujunud õigesti. Et ei olnud minu elu eesmärk ajakirjanikuna intervjueerida ühte volinikku, vaid on jätkuvalt olnud kirjutada häid lugusid, mis inimestele korda lähevad. Aga räägime nüüd vähiravifondist. Ma usun, et ettevõtjatel on meil väga palju õpetada, sest et nad tihtipeale tegelevad huvitavate ideedega, loovad mingisuguseid tooteid, tegelevad müügiga. Aga teisalt, kui mõelda nüüd selle igapäevaelu peale, millega näiteks koolis kokku puutud, nende tiimitööde või nende probleemidega, siis seal tundub, et sihtasutuse juhi töö on palju sarnasem. Sa ei saa ju inimestele enamasti palka maksta, vähiravifondis saab 2 inimest palka täpselt, eks ole. Ülejäänud on kõik vabatahtlikud, 300 vabatahtlikku, ma saan aru. Ja siis on veel terve onkoloogide nõukogu, kes teil igat case'i seal eraldi hindab. Kuidas nagu motiveerida neid inimesi seda tööd tegema? Mis paneb neid oma aega panustama?
Vähk ühendab inimesi, et vähk on selline haigus, millega on peaaegu kõigil mingisugune kokkupuude. Et kas vanemad või sõbrad, tuttavad, sugulased on selle haigusega võidelnud ja inimesed teavad, mis see tähendab, kui pereliige nagu hääbub sinu silme all. Ja see ongi paljuski ühendaja. Et ma ei ole ise mingisuguseid motivatsioonikoolitusi teinud, Peep Vainu ma ei ole kutsunud meie vabatahtlikke motiveerima. Küll aga ma olen andnud endast kõik, et näidata, milline on selle fondi mõju reaalselt. Just näidata seda, et see töö läheb korda, et me ravime nii haigeid, aga me ravime tegelikult ka terveid inimesi, eks see läheb korda nii annetajatele kui ka abivajajatele. Aga kuidas sa niisuguseid asju kommunikeerid, et need päriselt inimesteni jõuavad? No tähtis on anda võimalikult palju tagasisidet ikkagi, et mida me oleme nende annetustega teinud, kokku kogunud praeguse seisuga 6 aastaga umbes 9 miljonit eurot ja ligi 900 inimest on saanud abi ja me oleme nii palju neid lugusid jutustanud, et mida see toetus, mida see lootus, mida kas või need paar kuud veel koos olla, mida see tähendab inimestele tegelikult. Et kuidas nad läbi selle pealtnäha lühikse ja tühise aja realiseerivad oma suuri unistusi tänu Vähiravifondi annetajatele. Ehk siis vabatahtlik projekt on efektiivne siis, kui inimesed näevad reaalseid lugusid mingitest muutustest? Jah, ja ma ise ka alati tahan näha neid oma töövilju, et mind on paar korda kutsutud kandideerima Riigikokku. Ja ma olen öelnud selge ei, sest ma ei saa aru, mis vilju need inimesed seal oma tööpostil tegelikult nagu näevad. Aga okei, sa mainisid siin alguses ära, et kõik inimesed on vähiga kokku puutunud. Kas siis on nii, et kui sa tegeled vabatahtliku projektiga, sa pead juba välja filtreerima need inimesed, kes algusest peale ei jaga sinu visiooni, või on ikkagi kuidagi võimalik seda visiooni nagu külge pookida või õpetada? No just läbi selle, et sa oled ise aktiivne, sa võtad ise teha asju, et me oleme käinud siin elektriautoga, oleme käinud Võrus 30-eurose annetuse järel näiteks. Et kes teab, mida elektriautoga Võrru sõitmine tähendab, siis see on selline päevane ettevõtmine. Aga me oleme seal kohal ja me oleme just nende inimeste jaoks, kes seal 30 eurot tahavad annetada. Aga miks te seda tegite? Kas te ei kulutanud selle sõidu peal rohkem raha kui raha saamisele? Elektriautod on väga ökonoomsed. Aga ajakulu? Ajakulu jah, aga ega me kunagi ei tea ette seda tulemust, et seal oli üks selline kontsert, kus pidi olema võib-olla mõnisada inimest, aga ilm oli väga vihmane lõppkokkuvõttes ja ega me seda tulemust ette ei tea. Mõnes kohas me kogume, me arvame, et sealt võib tulla äkki maksimum 1000 eurot, tuleb 5 näiteks. Teises kohas arvame, et siit peaks nüüd küll tulema päris suur hulk annetusi, on võib-olla sellised jõukad inimesed, heal järel inimesed on seltskonnas ja tuleme võib-olla mõnesaja euroga. Kunagi me ei tea, kuidas need inimeste südamed on positsioneeritud. Aga kuidas saad hakkama sellega, kui su plaanid ei saa täide? Et tahadki koguda näiteks mitu tuhat, aga saad ainult 200? Ma saan suurepäraselt sellega hakkama, ma ei põe mingite selliste väikeste ebaõnnestumiste pärast, ma ei põe mingit luhta läinud inimsuhete pärast. On inimesi, kes on meidki süüdistanud selles, et me oleme farmaatsiamaffia käepikendus ja me mürgitame inimesi ja meid tuleks ka panna kaardinate taha, trellide taha sellise töö eest. Et üleüldse, jah, ma ei ela üle asju. Ma komistan, siis ma lähen nagu edasi. Aga nüüd Kingitud elu on Eesti suurim heategevusfond. Eelmine aasta te kogusite peaaegu 3 miljonit ja tänaseks te olete aidanud ilmselt seal kuskil 800 inimese kanti, eks ole? 900. Kogu selle edu juures, kas sa oled kunagi mõelnud, et võiks ju hoopis ettevõtjaks hakata, võiks ju hoopis enda jaoks hakata raha teenima? Ma olen mõelnud tõepoolest minna õppima juhtimist, seesama asi, mida Indrek tahtis ära kaotada.
ja ma täitsa mõistan, kui ta ütleb, et juhtimist ei saa õpetada, et juhiks sa nagu ikkagi kasvad. Aga ma olen aru saanud, et ma pigem tahaks nagu inimesi üles ehitada kui ettevõtteid. Et inimesi inspireerida, neile anda sellist lootust, motivatsiooni, tegutsemistahet. Et see on nagu ägedam kui see, et ehitada üles üks ettevõte kui struktuur. Kas sellepärast sa otsustasid ka arstiks hakata, et füüsiliselt inimesi üles ehitada? No sellega on niimoodi, et kõik küsivad, et no miks, et kas sa oled ikka päris lolliks läinud. Ja ega mul head vastust ei olegi. See on üks sellistest asjadest, kui mees ja naine kohtuvad, noored, leiavad teineteist ja nad teavad, et nad on teineteise jaoks need õiged. Ja siis keegi tuleb selle mehe käest küsima, et aga miks just see naine? Ja ta kehitab õlgu. Ta teab südames, et see on õige, aga ta ei oska seda seletada. See on väga hea, et sa selle naise teema üles tõid. Ma tahtsin küsida, sa oled mitmes intervjuus maininud, oled oma naist alati esile toonud, et ta toetab sind kõikides sinu algatustes. Et kuidas tema võttis vastu seda uudist, et sina tahad nüüd arstiks saada? No eks ta esialgu arvas, et ma olen peast natuke põrunud, et hakkan juba nagu kergelt vanaks jääma või nii. Aga ta on jah alati toetav ja samas kõige tagasihoidlikum inimene, keda ma tean. Et ta on seal taustal ustavalt. Ja nüüd sa kindlasti küsid, et kuidas tema siis kõige sellega toime tuleb, eks. Et siiamaani on tal ikkagi nägu naerul, meelrõõmus, aga eks me oleme ka läbi tulnud sellistest katsumustest. Ja ma arvan, et sellise üksmeele ongi meile tekitanud kriiside ületamine, sest seal kriisi keskel saab inimene aru, kui palju talle üks või teine asi, üks või teine inimene tegelikult tähendab. Ja ma olen ikka öelnud ka seda, et mis on see armastus, et see ei ole emotsioon. Et nüüd paugutame uksi ja armastus ongi kadunud, sest emotsioon on võt nii. Et see on pigem selline otsus. Et jah, ma teen seda ja ma armastangi seda inimest. Aga võib ka muidugi olla see, et ta ongi juba käega löönud ja et sellest niikuinii asja ei saa, et las ta toimetab ja tegutseb, et ega ta korrale kutsuda ei ole võimalik või midagi sellist. Aga ikkagi see on nagu tähtis teema, et sa mainisid seda teadliku otsuse vastuvõtmist ja ma arvan, et igal juhil siis, kui ta teatud tasemele jõuab, hakkab see mingisugune dilemma või konflikt tekkima, kuna aega jääb väheks ja paratamatult võib-olla ei saa nii palju perega aega veeta. Kuidas ikkagi kommunikeerida seda nagu üksmeelt? Mis praktikad aitavad sinna nagu välja jõuda? On sul mingi nipp? Universaalset nippi nagu ei ole. Mul on lihtsalt vedanud nii abikaasa kui ka lastega, peaks ütlema. Et mul tütar ka siin kuskil saalis, vanem tütar. Et loomulikult on mul nende jaoks nüüd natuke vähem aega olla füüsiliselt nende kõrval. Aga ma arvan, et sageli ei olegi oluline see, et inimesed on koos ühes samas ruumis, vaid nad võivad olla teineteisest päris kaugel. Ja ikkagi teada, et nad on koos, sest nad on teineteise jaoks kogu aeg olemas. Kui sa nüüd arsti õppima läksid, kas sul tekib mingisugust flashback uuriva ajakirjandusega seoses? See on väga hea küsimus. Ma just sel kolmapäeval käisin töövarjuks Mustamäe haigla EMOs ja hämmastusin, kui palju need kaks valdkonda sarnanevad, kui suur on nende ühisosa. Seal oli siis selline suur patsientide selekteerimise saal, kus seina ääres olid sellised boksid, kuhu siis kärudega sõidutati abivajavad inimesed ja keskel olid siis arvutid, lauad ja arstid ja õed toimetasid, siblisid seal ringi. Ajakirjanik läheb ja teeb intervjuu. Arst läheb ja kuulab, mille üle te kaebate, kus teil valutab. Katsub siit, katsub sealt, kuulab südant, kontrollib hingamist, vererõhku ja nii edasi. Ajakirjanik
loeb dokumente. Dokumendid räägivad vahel rohkem kui nii-öelda 1000 sõna. Mõnikord on see dokumendipakk väga paks. Ka arstil on e-tervis vaja lahti võtta ja vaadata selle inimese varasemat haiguslugu, milliseid haigusi ta on põdenud, milliste spetsialistide juures käinud. Ajakirjanik kasutab sõna ja inimesed ütlevad, et see on nagu relv. See sõna võib tappa. Kirjutad midagi, kelle kohta laimavat, valet ja see võib selle inimese piltlikult öeldes tappa. Arsti puhul ju täpselt sama. Jätad mõne olulise asja tähelepanuta, mõne haiguse diagnoosimata ja see võib olla fataalsete tagajärgedega. Ühesõnaga, ajakirjanik kirjutab artikli ja see on see tulemus. Arst paneb diagnoosi, määrab ravi ja mõlemad kasutavad mitte ainult seda, mis on paberil, arvutis ja mida inimesed räägivad, vaid kasutavad ka oma sellist professionaalset kõhutunnet. Sest nad teavad, kuidas sarnased asjad on varem olnud, mida sarnased asjad, kaebused on varem täheldanud. Samamoodi ajakirjanik teab kõhutunde järgi, kes bluffib, kelle argument on tegelikult vettpidav ja üleüldse, mis on oluline selles loos ja mis on täiesti ebaoluline. Nii et mulle isegi kuidagi praegu tundub, et see 17 aastat ajakirjanikuna võis olla selline nagu sissejuhatus arsti töösse. Selles mõttes, et nüüd ma oskan ju ka arvutiklahve klõbistada hästi kiiresti. Palju kiiremini kui keskmine arst. Mul jäi see tapmine väga kõrva. Kas sa oled pidanud ka oma ajakirjandusliku karjääri jooksul kedagi tapma? Ma olen kindlasti kirjutanud lugusid, mille üle ma uhkust ei tunne. Näiteks mulle meenub kohe üks lugu, kus ettevõttes nimega Pereleib oli suur tüli kahe venna vahel, kes olid selle ettevõtte nagu üles ehitanud ja loonud. Ja kuidagi siis tuli sinna nagu ühe venna poolele üks ettevõtja nimega Rein Kilk. Ja siis ma kirjutasin ühe artikli, mõtlesin, et nüüd ma panen pealkirja ja tuli selline pealkiri, et suur venna tapp Kilgi peres. Jah, suur venna tapp Kilgi peres. Ja siis järgmisel päeval helistab mulle Rein ja küsib, et mis pilguga tema lapsed peavad niisugust asja lugema, et Kilkide peres kedagi tapetakse. Mina tahtsin luua sellist head ajakirjanduslikku kujundit oma arust, aga astusin 2 jalaga suurde ämbrisse ja pidin muidugi võtma vastutuse ja vabandama. Kuidas seda õppida? Vabandamine on tegelikult väga lihtne. Minule see küll mingisuguseid probleeme ei valmista. See on jah, see on see moment, et mingi meem, et kus vend kuulab mingit fraasi ja siis hakkab niimoodi kaugusesse vaatama ja tal kaob mõte ära, ega see selleks. Kas sul arstitöö puhul ei ole seda hirmu, et vaata, ajakirjandus, vähiravifond, mõlemas sa pead väga palju kommunikeerima, sa pead rääkima lugudest, sa pead inimesi kuidagi inspireerima, sa pead massideni jõudma. Kas arsti puhul see konfidentsiaalsust ei muutu mingisuguseks takistuks teguriks? Et viin patsientide lood kohe Delfisse või? Ei, mitte seda, ma mõtlen, ma ei arva, et sa hakkad neid Delfisse viima, ma pigem küsin seda, et kui sa nüüd arstitööd hakkad tegema, seal sul ei ole ju võimalik sellist nagu massikommunikeerimist teha, sul ei ole võimalik mingisugust lugusid jutustada enam. Et kas see töö ei muutu sinu jaoks igavaks selle tõttu? Ma ei usu. Et mida rohkem ma ikkagi neid seal laibakumis nende pintsettidega neid laipusel uurin, kummikindad käes ja valge kittel, kus on selja peal põlevate silmadega rebane, kes on natuke selline ulakas ja kuri. Kui ma sellega seal siis toimetan, siis seda, ja mida rohkem ma anatoomiat õpin ja bioloogiat ja kõike seda põnevamaks see kõik läheb.
sest see on see päris asi, see on see, kes me kõik oleme, et seda ma õpingi. Aga sa ütlesid huvitava asja, see inspiratsioon, et ehitada üles inimesi, see tähendabki ka muuhulgas inspireerida neid ja mul on nagu erakordselt hea meel, et see minu otsus astuda ülikooli ja see pingutus saada siis sealt ukse vahelt sisse pressida, see on inspireerinud paljusid vanureid minu vanuses, kes on arvanud, et mul on küll unistused, aga enam ma neid teoks tegema ei hakka, sellepärast et ma olen juba liiga vana ja pea ei võta ja mis ma ikka enam ja iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Aga kuna see tüüp nüüd hakkab õppima arstiks, et siis miks mitte võib-olla lähen minagi tagasi kooli oma unistusi realiseerima. Et see on olnud erakordselt kihvt. Isegi võib-olla natuke kihvtim kui see võit seal Tartus sisseastumiseksamid. Sa ei pea ennast üldse vanaks pidama, see on nüüd kummaline. Kusjuures ma spetsiifiliselt kontrollisin eile üle, et boomerid on sündinud vahemikus 46–64, ehk siis isegi Indrek Neivelt ei ole boomer, seega meil on kõik noored. Ma olen ka väga noor, lihtsalt vanuse kui numbri järgi on minu kaastudengid, kellega ma seal iga päev õlg-õla kõrval tuubin, on poole nooremad minust. Et siis, kui mina lõpetasin gümnaasiumi, ei olnud enamik neist sündinudki veel. No kui niimoodi võtta, siis see on tõsi, aga samas, kui palju see loeb ikka tänapäeval? Kinnitan, et mälu töötab ka 38, ka 40, mälu töötab nagu koorelahutaja. Ka selle meeletu elurütmi juures? Kuidas? Ka selle meeletu elurütmi juures? Jah, absoluutselt, et ma mälu üle ei kurda üldse ja mida rohkem sa tuubid, seda kaugemale siis liigub ka see võimalik Alzheimer. Sest sa treenid oma mälu, et me kõik peame treenima mitte ainult oma füüsist, vaid ka oma mälu, sest see ju tahab ka ära kustuda. Kas sul on muidu mingisugune erialaspetsiifika juba valitud ka, et kas sa tahad saada onkoloogiks? Ma ei ole veel valinud, ma arvan, et mul on 2-3 aastat aega, et leida see õige inspiratsioon. Võib-olla pediaatriks, võib-olla onkoloogiks, günekoloogiks võib-olla mitte. Aga mine sa tea. Kui nüüd, aga samas vaata, sul on ikkagi see kogemus olnud, et sa oled väga pikalt vähiravifondis tööd teinud, te olete aidanud, nagu sa ise mainisid, 900 inimest ja sa oled pidanud kõik need lood läbi töötama enda jaoks. Sa puutud kokku paratamatult inimeste surmaga, nende kannatustega igapäevasel alusel. Siit nagu ühelt poolt tundub, et just kui sa oleksid onkoloogi tööks ette valmistatud, aga teiselt poolt ma tahan võib-olla isiklikult küsida, kas sul kui usklikul inimesel ei teki vahel seda küsimust, et kuidas võib armastav Jumal lubada niisugusi kannatusi, mida sa kogu aeg pealt vaatad? No tekib, et miks head inimesed peavad kannatama niivõrd piinarikkalt surema sellise raske haiguse käes, aga ma ei põe selle küsimuse üle. Me näeme ja mõistame ju asju poolikult ja ma usun seda, et head inimesed ei sure kunagi nagu ilmaasjata, ei kannata ilmaasjata. Hea näide on kas või minu ema näide, kes tegi ju endast parima, et kasvatada üksi üles 2 poega, saada selle kõigega hakkama ja ikkagi suhteliselt vara pidi hakkama võitlema oma elu ja tervise nimel. Ja ka kustus ikkagi nagu liiga noorelt. Ja see lõpp ei olnud ka kõige rahumeelsem, et seal oli ikkagi vaja kõik need valud ja mida seal nagu läbi elada päev korraga ja mõelda, et kuidas homme, et kas on võimalik elada. Ja nüüd, kus teda ei ole, on tema loo põhjal sündinud see fond, mis on siis juba ligi 1000 inimesele varsti andnud selle lootuse ja eluvõimaluse. Ja see lugu elab ju selle fondi taga jätkuvalt edasi, see minu ema lugu.
Sinu vastus sellele dilemmale on siis praktiline. Et sa tahad midagi teha, kui mõelda või kuidas sa seda nagu kokku võtaksid, mis on see nagu asi, mis sind rahulikuks teeb, mis sulle igapäevaselt seda rahu toob, mis sa just mainisid? No ma tean, et Jumal vigu ei tee ja ta on ikkagi õigel ajal õiges kohas ja asjad on tema kontrolli all, et sellest teadmisest mulle piisab. Kui nüüd mõelda jällegi väga praktiliselt, siis mis sa arvad, mis on su elus teistmoodi sellepärast, et sa oled usklik? Kas on reaalselt mingi vahe või on see lihtsalt mingisugune mindset? No kõik on teistmoodi, et ma ei muretse, ma ei karda tegelikult mitte midagi. Ma võiks nii öelda küll, sest koos temaga, keda meil on karta. Ja nagu ma ütlesin, minu elu, ma tunnen, et on selline teenistus, mis jätkub. See on inimeste teenimine, inspireerimine, ülesehitamine ja see annab ka mulle tagasi selle energia. Ja üleüldse ma leian, et inimestel on antud Jumala poolt nii palju talente ja nii palju ressursse ja nii palju võimalusi ja me ise kuidagi seame endale need piirid, et mõtleme, mis mina ja ei tea, kas ikka peaks. Et meile küll öeldakse, et keegi ei saa nagu õndsaks läbi oma tegude, aga ärme lase ennast eksitada. Me peame siiski aru saama ka seda, et meie oleme need Jumala silmad ja käed ja kõrvad siin maailmas, kes peavad nägema, ütlema, tegema, liikuma, et tema parim saaks inimeste eludes nagu realiseeruda. Ja ühte asja veel tuleb silmas pidada, et vaadates seda maailma, siis tegelikult ju kuivõrd sidus kõik on, kuivõrd globaliseerunud kõik on, millised võimalused on kas või noorte inimeste ees praegu. Ma ütlen ikka oma tütrele, et sinust võib vabalt saada Ameerika president. Ta ei ole sünnijärgne kodanik või on? Ei ole, aga võib vabalt saada. Siin on vaja lihtsalt, ütleme, see teekond on raske, seal on vaja õnne, seal on vaja Ameerika kodakondsus, seal on vaja õnnistust, teatud visiooni, mida kõike, aga ma tahan öelda, et kõik on võimalik tänapäeval sellele, kes usub. No nüüd see viimane mõte, et kõik on võimalik, aga ikkagi, kas mul kui keskmisel inimesel praegu tekib küll see pilt, et okei, Toivo Tänavsuu, tema teeb 3 võimsat projekti, ta ilmselt magab, ma ei tea, kui palju, 4-5 tundi päevas või palju sa magad jõuad? 6-7, okei. Aga ikkagi, see on ilmselt keskmisest vähem, keskmine inimene magab 8 tundi ja mina nagu ei suuda seda teha, et kust ma võiksin alustada? Mis võiks olla see esimene samm enne seda, kui ma oma vähiravifondi teen? Mul ei ole sellist universaalset rikkaks ja õnnelikuks saamise valemit kõigile, mida saab siit koju võtta ja hakata homme kasutama. Mitte rikkaks ja õnnelikuks, vaid esimese sammu tegemiseks. Aga esimene samm on, ma arvan, mõista ära, et kes sa oled, et mis on sinu identiteet. Et kui sa ütled, et sa oled kristlane, sa oled päästetud, et Jumal on sinu päästja, õnnis tegija, siis kes on Jumal? Ta on universumi looja, ta on kõik võimas ja ta on koos sinuga. Ja mida sul on karta või mida sul on põdeda või mida sul on tagasi hoida oma visioone või ambitsioone, et pane edasi. Ma arvan, see ongi oluline, mõista ära, et kes sa tegelikult oled, et mis see identiteet, ma olen kristlane, tegelikult tähendab. Kui inimene ei ole usklik? Siis on viimane aeg saada usklikuks. Aitäh, Toivo, me võtame küsimusi ka publikust. Ja ma teen kohe telefoni lahti ning vaatan, mis siin mulle kirjutatakse. Milline kirjandus on sind kõige rohkem mõjutanud?
no jällegi, et kristlastelt küsid, kui sa küsid kristlaselt selle küsimuse, siis tema vastab muidugi piibel. Mis on siis sinu teine lemmikraamat või kuidas öelda? Anatoomiaõpik. Abits, anatoomiaõpik, meil on väga... Ma ei ole selline suur lugeja, Non-fiction. kes mingeid romaane nagu ahmib, et hetkel jah, on selline korralik anatoomiline tellis, kus on siis, ma ei tea, tuhandeid ladinakeelseid termineid, mis tuleb kõik pähe taguda. Milline on tervisliku elu tasakaal? Ehk siis mis osad seal veel on peale töö ja kuidas neid protsente seal jagada? No ma ikka kordaks, et tuleb ennast liigutada, tuleb kindlasti trenni teha ja tuleb liigutada oma ajurakke ka, ma arvan, see on ka hästi oluline. Et meil koolis ka räägitakse sellest, et kuidas on ikkagi seotud selline inimese toonus ja selline õnnetunne on seotud sellega, need endorfiinid, mis vallanduvad läbi selle, kui inimene on füüsiliselt aktiivne. See on tähtis. Ja muidugi magada ka, jah. Ma isegi magan vahest lõuna ajal. Siin on just üks küsimus publikust, et kuidas ja millal sa siis täpsemalt puhkad? Öösel. Üldiselt. Vahel ka pärast lõunal. Sinu jaoks on puhkus ainult magamine? Jah, ma olen kuulnud, et inimesed lähevad ka kuskile reisile ja tõmbavad juhtme seinast välja ja on kuskil palmi all ja rüüpavad seal mingit asja ja naudivad päikest, aga mulle see hästi ei sobi, sest ma lähen nagu hulluks. Mul kuidagi hakkab midagi juhtuma, kui ma ei tee midagi. Kas sa oled kunagi kogenud läbipõlemist ja kuidas sa seda väldid? Ma arvan, et ma ei ole sellist suurt läbipõlemist kogenud. Ma isegi olen mingil etapil otsinud läbipõlemist. Ehk siis piibel räägib meile, et Jumal on lähedal neile, kes on murtud. Ja ma olen nuputanud, et kuidas sinna pankrotti ikkagi jõuda. Olukorras, kus kõik, mis sa teed, kõik, millel sa käe külge paned, muutub tegelikult nagu kullaks kogu aeg. Et kuidas seda pankrotti saavutada, et kui Jumal on lähedal? Ma olen isegi nii mõelnud vahel. Mis on su suurim unistus? Jube raske. Praegu tahaks ära teha selle üldfüüsika arvestuse. Et see on nagu hetkel, ma elan suhteliselt päeva korraga, et ma selliseid väga kaugele ulatuvaid plaane ja unistusi ei mana, aga jah, üldfüüsika 3. detsember. Koos histoloogia preparaatide arvestusega 3. detsember. Jätame meelde. Seedeelundite arvestus ka 3. detsember. Kuidas hoida kainet meelt uudiseid lugedes? Ma loen küll uudiseid, aga seal on palju sellist meelelahutuslikku, nii et ma ajakirjanikuna tegelikult tundsin ka seda, et ma ei võta paljusid asju, mis meil uudisvoost läbi käib, väga tõsiselt või kuidagi traagiliselt või ma ei lähe pöördesse nende selliste igapäevaskandaalide suhtes, nende üle. Et seetõttu loen lihtsalt tapeediks. Kuidas see oli küsimus, et kuidas... Nüüd ma ise unustasin küsimuse ära, aga kuidas hoida kainet meelt siis, kui sa ajakirjandust loed? Ma ei tea, ausalt. Et võib-olla ei tasugi lugeda, et siis on meel kõige kainem. No, see on tööstuse siseinimene ütleb, et ei tasu seega. Võib-olla... No ütleme, et seal ikka avaldatakse ikka igasugust jampsi ja päris aus olla, nii et... Mida saavad noored teha selle jaoks, et vähihaigetel parem hakkaks? Üks võimalus on, et ma saan teile anda kastid ja terminalid ja plakatid ja suunata teid mõnda kaubanduskeskusesse või mõnele kontserdile selliseid spontaanseid heategusid kokku koguma.
Teine võimalus on hoida üleval tuju oma lähedastel, kes selle haigusega võitlevad teadlikult. Siin kaks inimest on juba küsinud, kas sa õpid meditsiini selleks, et ikkagi praktiseerivaks arstiks hakata või selleks, et vähiravifondis efektiivsemalt tööd teha? Pigem ikkagi esimene variant. See ei ole ajakirjanduslik eksperiment, et sellest ei valmi mingisugune 6 aasta pikkune meeletu lugu pärast. Igal juhul tahan minna tööle arstina ja mulle tundub, et hetkel jõuab rohkem arstina töötada kui ajakirjanikuna. Kas vähiravifond tunneb praegu vabatahtlikest puudust? Alati tegelikult on abikäsi juurde vaja ja kui need abikäed tulevad, need inimesed tulevad, siis nad päris sageli võtavad ka kaasa justkui need kogumiskohad, kus annetusi koguda. Näiteks on selliseid kaubanduskeskusi, mille olemasolust mina varem ei teadnudki, kus käib palju rahvast. Üks selline on näiteks Kuusalu Coop ja Kuusalu inimesed tulid meie juurde, see keskus nii-öelda kaenlas või et nad tahavad sinna minna ja me anname neile selleks võimaluse. Nii et kõik on teretulnud, et see on ülimalt kihvt töö näha inimesi neid väikseid suuremaid heategusid sinna kasti panemas ja mõni kallistab, mõni ütleb midagi ilusat, mõni räägib oma loo, mõni räägib, et ta on värskes kaotusvalus tänu vähile, mõni sõimab, et see on väga tore. Sõimatakse ka? Ikka jah, ikka, mitte palju, aga tuleb ette, et mis me siin pommime ja vähki üldse ei ravitagi mingite ravimitega, et selleks on täiesti tasuta saadaval olevad tõhusad asjad, millest arstid teile kunagi ei räägi. Kas sul on tulnud ka süüdistusi selles, et sa oled kosmosesisalik? Veel mitte, aga selle maffia liikme süüdistus on mul küll, jah. Kas sul on täna ka pangakaardi terminal kaasas? Jäi koju kahjuks. See on erakordne, sest tavaliselt ma käin igal pool terminal taskus. Mis on olnud kõige üllatavam annetus, mis sa oled saanud? No neid on tegelikult palju, mis on nagu meelde jäänud või kuidagi puudutanud. See ei peagi olema suur summa, kuigi meil on ka mitu 500 eurost kasti poetatud. Pigem on südamlikud sellised annetused, kus ema läheb lapsega näiteks mööda ja laps vaatab, et kogutakse annetusi ja laps tahab teha oma heateo ja ema tirib, et lähme nüüd, et meil on kiire, et lähme juba ruttu. Ja ikkagi see laps kuidagi jääb endale kindlaks ja mis ta võib siis olla, 5-aastane, 7-aastane, 8-aastane. Et tuleb ja poetab oma 50 senti, 1 euro, ühesõnaga mingi jäätise raha poetab sinna karpi. Et need on niisugused asjad, mis nagu puudutavad. Kas seda juhtub sageli? Seda juhtub päris sageli, eriti suvistel üritustel. Ja muidugi see ka mulle alati meenub, kui me oleme käinud Weekend-festivalil, kus on teadagi missugune publik, eks ju, selline noored, kellel nagu väga raha ei ole. Ja kui ka on, siis see läheb muudele asjadele ja mitte annetamisele. Ja siis me seisame seal oma plakatitega ja vaatame, et seltskond käib mööda ühe korra, võib-olla naeravad, irvitavad natuke, et mis tüübid need siin on ja miks nad rikuvad meie peotuju. Võib-olla käib teise korra mööda seesama seltskond. Ikka selline kuidagi üleolev suhtumine. Aga vaatad, et käib 3., 4., 5. kord ja mingi krõks on nagu peas ära käinud inimestel, et tulevad ja panevad sinna kas või oma need punased sendid. Ja see on ka hästi sümpaatne selline profülaktiline töö, kuidas me ravime terveid ja õpetame noori inimesi ka andma, tegema selle oma heateo
ja et tulevikus neist võiks saada püsiannetajad nii meil kui ka mujal. Siin küsitakse ka väga praktiliselt, et kui ma sooviksin saada vähiravifondi vabatahtlikuks, siis kuhu ma peaksin pöörduma? No kõige lihtsam on vist see, et Facebooki kaudu näiteks saata mulle sõbrakutse ja väike kiri selle kohta, siis ma saan kohe lisada meie Facebooki gruppi, kus liigub siis kõige operatiivsem info. Alati võib ka helistada meile, kirjutada, et kingitudelu.ee lehel on kõik kontaktid olemas. Suur tänu sulle, Toivo, selle intervjuu eest ja selle eest, et sa kõigile küsimustele vastasid. Ja soovin edu siis Vähiravifondile. Meil on ka väike kingitus sinu jaoks.